tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused. Mina olen Birgit. Ja mina olen Raim. Osa number 5. Ja täna siis räägime Elva valla volikogu 5. istungist, et mida te seal otsustasite ja mida te seal arutlesite? Meil oli siis, see 5. istung oli üks olulisemaid, sest sai võetud vastu siiani siis tõesti kõige suurem otsus oli siis 2026 aasta eelarve kinnitamine. Ilma selle dokumendita ei saa mitte kuidagi edasi liikuda. Ja sellega seoses võib öelda, et see on täna vastu võetud ja läks suhteliselt libedalt. Opositsioon tegi loomulikult oma tööd, mida ta ju peab kogu aeg tegema. Eks talle ilmselgelt nüüd väga kõik ei meeldinud seal, mis seal kirjas oli, kuigi see oli suures osas ju eelneva siis valitsuse kokku pandud, tänas opositsiooni kokku pandud, aga nüüd tekkis ikkagi olukord, kus need otsused jällegi ei meeldinud. Parandusettepanekuid ka tehti ja kas seal oli Elvas tehti ajalugu, et selle siis 8 aasta jooksul, või vähemalt 4 aasta jooksul küll meie opositsiooni ühtegi parandusettepanekut ei arvestatud, aga praegu ju arvestati, et selles mõttes vaatame asja positiivsest küljest, et see on küll tehtud, aga see väike ajalugu nagu oli ja isegi opositsioon hääletas koalitsiooni parandusettepanekute poolt, kui see oli ajalugu. Jah, tegelikult küll. Et võtsime ka ühe parandusettepanekuna arvesse siis Rõngu päästeüksusele toetuse andmine, mille siis ettepaneku tegi Toomas Järveoja. 80,000 siis päästjatele seal arengu jaoks. Väga tore, et selline ettepanek ja selle me kenasti vastu võtsime. Aga ametnikud, kuidas sulle tundub, kas ametnikud nagu teevad koostööd või pigem käivad ikka oma vana isanda rada? Sa mõtled praegu valla töötajaid? Jah, ei ütleks, et kõik selle koha pealt oleks hästi paigas. Kindlasti on seal muutusi vaja luua ja osa ei hakkagi tööle kaasa tee, mis tahad. Ju siis vana võim ikkagi annab tunda endast veel kuidagi läbi nende ametnike, et seda koostööd ei ole väga head teatud kohtade peal. Kui mina vaatasin volikogu istungit, siis kultuur, kuidas sa suhtud volikogu saali kultuuri, ma ei tea, kui palju sina seal kuuled, aga näiteks mina olen 2 korral kuulnud, kuidas siis nooremad volikogu liikmed kommenteerivad selles mõttes, et nagu isiklikul tasandil inimene, nendest vanem inimene, kogemustega inimene räägib, annab neile nõu, õpetab, siis nad naeravad, et see on metsa poole ja lähevad isegi nii isiklikuks, et kui inimene tõstab kätt, siis ütleb, et ta tõstab kätt nagu see Hitler on ju, et siis seda on päris halb kuulata, sest ma ikkagi eeldan, et inimesed on seal haritud ja targad või ma mõtlen, et nende, kes neile on nagu hääle andnud, kas need inimesed on siis ise täpselt samasugused, et selja taga siis niimoodi või nagu siunavad või tule ütle otse näkku, et kuule, sa oled natuke metsa poole või sosistavad seal, aga kõik ju kuulevad seal 1000 vaatajaid live-ülekandel Elva vallavolikogu läks. Jah, sa pead kindlasti silmas praegu ühte volikogu liiget Romario Siimer, kes võtab sellise koha pealt sõna ja kuigi ta olnud eelnevalt siis opositsioonis Isamaa ridades, aga ju siis mõnele meeldib käia mööda opositsiooni, et täna on ta sinu Elva ridades. Aga ebaviisakas tõesti selliseid hõikeid välja laduda. Peaks nagu keskenduks sellele volikogu tööle, mitte vaatama, kuidas keegi hääletab või keegi kuidas kätt tõstab. Ei ole nagu asjakohane minu arust ka. Et selline viisakus võiks jääda siiski ju volikogu saali. Elementaarne viisakus võiks jääda. Kuulsin veel volikogu istungile,
kas varahaldus või kedagi ei hakatagi likvideerima, elvateenused või mis sellega on, et ma tean, et elvateenused, teil tuli vist, räägiti ka palju oli kokkuhoid, et elvateenused korjas lasteaias porimatid ära ja sai siis kokkuhoiuks 1600 midagi eurot, et kas see on mingi nali või kas see on mingi aprillinali või mida see siis on? ja see on koht, kus tõesti Elva teenuste juht Krista Loog teeb endast oleneva, et mingit olukorda päästa, ma ei tea, see küll ei õnnestu hästi. Kas tema saab aru, et kui tal öeldakse, et tuleb teha struktuuri muudatust, kas tema mõtleb siis seda, et see on siis porimattide ärakorjamine või? jah, lasteaedadest korjata ära porimatid, see on nagu, see on tase. Tõesti, kui ei oska nagu kokkuhoidu mujalt leida, et jah, siis, aga õnneks see asi nagu lahenes, et sai tehtud mõned kõned ja mingis osas see asi lahenes. Aga tehakse rumalaid otsuseid küll, jätkuvalt. Järgmisest rumalast otsusest rääkides, siis mõned päevad tagasi tuli uudis välja, kuidas Elva vallavalitsus annab ära volikogu sülearvutit Ukraina omavalitsusele, et ja mis mind nagu kõige kurvemaks tegi asja juures, et kommentaarium keerati kinni, et inimestel ei lasta rääkida, kas me räägime siin siis demokraatiast, kas me räägime avatud valitsemisest ja kui kommunikatsioonijuht ütleb, et mina olen puhkusel, mina ei viitsi nende kommentaaridega seal tegeleda, siis nagu palju õnne teile, nagu kas sa ei tunne, et vahel oled nagu hääle ära kaotanud sellega, et sa oled nagu koalitsioonis, et nagu kui on võim, siis pead olema nagu suu korvistatud või ma ei saa aru enam, kuidas need asjad nagu nii nihkesse on siin läinud. Selle koha pealt jah, eks neid kommunikatsiooni ämbreid on siin olnud suuremal ja vähemal moel, eks selliseid asju muidugi õpitakse, inimesed kohanevad, võib-olla veel teevad vigu, kuigi natuke lubamatud vead ja kui sa tõid välja just selle, et volikogu arvutid, mis on olnud võib-olla 8 aastat vanad, noh, teadaolevalt neid arvuteid kasutati vist kord kuus. Ütleme 12 korda aastas nagu põhimõtteliselt keskelt läbi. Et sedapidi need arvutid ei saa olla päris utiliseerimist väärt ja seda enam, kui nad lähevad nüüd Ukraina omavalitsuste tarbeks sinna töösse, siis minu arvamus, isiklik arvamus oleks see, et oleks pidanud seda kommunikeerima kuidagi teistmoodi ja tegema siis pakkumise võib-olla oma koolidele, oma lastele, et kuna meil ei ole ju kõik vajadused selle koha pealt rahuldatud, siis kindlasti oleks olnud oma inimestele see hoopis parem. Dokumendiregistrist leidsin dokumendi, et Elva vallavolikogu otsustas selle, et mina nagu nii palju, kui mina olen jälginud, mina ei ole näinud, et see on volikogust läbi käinud, seda enam, et ma saan aru, et volikogu esimehel on mingid õigused, aga tegelikult varalised asjad peaks käima ikkagi läbi volikogu ja volikogu kinnitusel. Mina olen nagu nii palju seadustest välja lugenud, aga võib-olla ma eksin. Selle koha peal ma nagu meie volikogu esimeest Fred Koppelit, ma ei hakka talle näpuga näitama, kindlasti on kuskilt poolt mingid surved ja selle otsuse tegi pigem minu arvates vallavanem. See pigem tuli sealt poolt, aga et see otsus tehti sellisena, paneb kahtlema natukene küll, et sellised rahalised asjad siiski peaks käima volikogust läbi, et selliseid otsuseid ei oleks ilus teha niimoodi. Et eelkõige ikkagi oma lapsed ja meil on kindlasti ju väga palju noori peresid, kellel oleks neid arvutid ju kasutada saanud, lapsed oleks saanud kasutada kodus ja ma ei näe, et seal oleks teist varianti olnud, jah. Sa arvad, et vallavanem seetõttu, et tema äri ees lehvib sinimustvalge kõrval Ukraina lipp? Et nagu, et ka inimestel need lipud nagu lehvivad, et see mõistmine ju peaks täna olema juba ju selge
mis toimub ja kuidas toimub. No ma ei imesta, et järgmise abipakett kuskile Süüriale läheb nüüd või tulevad uued lipud, igastahes võõrama lipud jah, ei ole küll asjakohased praegu, et sõda käib igal pool ja kui see Eesti nüüd oleks teab mis rikas riik, et kõiki toetada ja see võimalus oleks, siis palun, aga täna me vajame, meie oma rahvas vajab ju tuge ja ma ei poolda selliseid asju. Aga tegelikult, kui me nüüd vaatame neid prioriteete, mis teil on Reku sadam, mis on 1 200 000 projekt on ju, ja versus siis Palupera põhikool. Et võib-olla sellest tahad nagu ka rääkida lähemalt, see on küll hull teema. See on paras selline keeruline teema, mis on millegi pärast täna küllaki kokku seotud, aga las see praegu jääb. Jah, kelle jaoks on Reku sadam? Mis sina arvad? Kelle jaoks tehakse Reku sadam? Nendele, kes omavad jahte ja kes on rikkad. Või siis Läti kalamehed. Jah, sellest kindlasti mingi osa ka Elva valla elanikele ja see on turismi arendamine ja kõik. Aga kui sa tahad nagu tähtsuse järjekorda minu mõtteid teada, siis ma pigem ütlen, et prioriteedid on minu jaoks hoopis mujal. Et kindlasti on see Reku sadam väga oluline ja kuna me ka volikogus andsime ju nõusoleku, et see Reku sadama arendus läheb edasi, siis tähtsam sellest kordades on näiteks koolide arendamine ja väikekoolide, toome näiteks kas või selle Palupera väikekooli siinkohal, et väga segased lood. Ütleme niimoodi, et koalitsiooninõukogus ja minule tulnud sõnumitena on vallavanem ja Isamaa pool koalitsioonipartnerina on väga selgelt välja ütlenud, et 7. klass Paluperas jätkab ja liigume Palupera siis põhikooli taastamise suunas. Et täna on see väga selgelt välja öeldud, kuigi käib mingi sahin. Raha otsimise teemad käivad siinkohal pea 40 miljonit eelarve juures, 130 kuni 150 000. Väikekooli toetus siis tuleks see aasta 130 000, et Selle nimel ma arvan, et ei tasu üldse mõeldagi selle peale, et see kool nüüd kuidagipidi peaks sulgema. See jääb ära kindlasti, sest rahvas on vastu, sinna on loodud kõik MTÜ juba, kes seisab kooli jätkamise eest. Seal on täna, kui ma ei eksi, siis 14 avaldust juba, kui Palupera koolis jätkab 7. klass, siis koos 6. mis täna seal õpib, kes lähevad siis 7. on 9 õpilast, kes on andnud ju 100% allkirja, et need lapsevanemad, et nende lapsed jätkavad siis Palupera koolis. Ja mis ka ju plus veel siis juurde tuleb inimesi. Ja aga mis ka kõige tähtsam oli õpetaja, et 6. klassi klassijuhataja, ingliskeele õpetaja ju, et selles mõttes, et ta on ju 2 ühes. Läheb ka siis ära, selles mõttes lahkub, kui 7. klassi jätku, et see on ju päris suur kaotus koolile, kui ingliskeele õpetaja peab ära minema, et kaotusi on rohkem kui võite ja kui me paneme nagu pulgale kas Reku sadam või Palupera kool, lapsed, meie tulevik, meie maksumaksjad, meie juhid võib-olla, siis ma ei tea, see on ikka pikaajaline investeering on lastesse kui sellesse Reku sadamasse, sest Reku sadam on näiline ja see on füüsiline, aga lapsed on pikemas perspektiivis ikkagi meie tulevik ja meie kodumaa hoidjad. Kindlasti, ma ei võtaks võib-olla tolle koha pealt seda Reku sadamat täna nii maha, lasta olla ja kui see võimalus on vallal, siis palun. Aga koolide koha pealt mina ka samamoodi, kui kogu EKRE fraktsioon seisab absoluutselt inimeste poolt ikkagi ja lähtub ikkagi sellest, et täna ju haridus on ju esimene prioriteet number 1, sest kes siis õpivad koolides on ju meie enda pereloojad tulevikus ja maksumaksjad. Et kui nagu vallajuht ütleb, et see on suur kulu ainult, pidev suur kulu, mina ei nõustu sellega ja ma vaidlen täiega vastu sellele
et see on just koht, kuhu me peame investeerima täna. Investeerid meie tulevikku. Just. Aga lähme korraks tagasi selle volikogu istungi juurde, et Karijärve karjääri puurimisloa andmine teil ka päevakorras. Ja selle Karijärvega on päris pikk teema, on päris mitmed aastad. Sellega on jauramist on kõvasti, see käis ka kohtust läbi. Kohus siis, kuna eelnevas valitsusperioodil läks samamoodi volinike poolt siis ei vastusuuringu lubadele, siis kohus ei leidnud sealt piisavalt punkte, et see siis nii võiks olla, ehk siis tuli uuesti volikokku. Ja kuna sealt on selgunud küllaltki palju tõsiasju, seal on ka korjatud allkirju inimeste kogukonna poolt, siis kes ei ole nõus, et nende õuele see karjäär tuleb. Seal on ka veel planeeringus seaduses paragrahv 8, ma ei hakka tsiteerima täpselt, aga see tähendab põhimõtteliselt seda, et me ei tohi nagu muuta halvemaks elukeskkonda lühidalt. Ja nii edasi, seal on veel 2 ala Karijärvel selles suures arendusprojektis on 2 ala, kus nad on siis kaevandaja on saanud 2 piirkonnale juba uuringuloa, millega saaks nagu edasi minna kaevandusloa küsimise peale ja nii edasi. Siis nagu ei olnud põhjendatud praegu see 3. ala veel seal juurde. Et volikogu andis väga selge vastuhääle ja kui vaja, siis tuleb minna Riigikohtuni välja. Aga inimesed on ju kõige tähtsam, mis just ongi, on inimesed ja mina usun Eesti kohtusüsteemi, et kui seal on inimesed taga, siis tuleb ka võit, sest maailm on muutumises. Uskumine on kõige tähtsam selle juures. Usku, lootus, armastus. Just. Nii, aga tahad sa veel midagi rääkida või volikogus. Võtame kokku ja... Volikogus oli meil eelarve, eks ju, Rekku Sadam, Karijärve rahanduskomisjonide liikmed. Tähendab, kuna oli vaja valida uus juhatus, siis rahanduskomisjonile uus esimees ja aseesimees, siis toimus see ja esimeheks valisime siis Raimond Pihlap, oli esimees Isamaast ja aseesimees Reformist Heiki Hansen. Seal on minu nägemuses. See oli selles mõttes nagu, kui teda valiti või kui ma mõtlesin juba eelmine kord, oli ju aseesimees. Jah, kuna meil esimees läks vahetusse, siis vahetatakse ka kogu aseesimees ikkagi. Ei, ja siis ma, kui seda kuulsin, ma küsin kohe, et kas see nagu ei lähe omadega kuidagi vastuollu, ma saan aru, võib-olla seadus otseselt ei ütle ja, et see ei või olla seal ja see seal, aga minu meelest nagu inimlikus plaanis või selles õiguse plaanis ju sa oled revisjonikomisjoni esimees ja rahanduskomisjoni asemeesimees, et üht kontrollib teist, et sa kontrollid põhimõtteliselt ise ennast nagu või kuidas see siis nüüd nagu on? Ja. Hea haldustava, kas see on hea haldustava? Seal tekib vastuolu. Ma tõin ka selle eelmises või üle-eelmises volikogus välja, kui oli punkt selle revisjonikomisjoni teemal, siis ma ütlesin ka seda, et kui revisjonikomisjonis on 2 liiget, üks on, revisjonikomisjon on 3-liikmeline, esimees on siis Heiki Hansen Reformist, aseesimees Aivar Õun EKRE-st ja liige on siis Priit Värv, kes on siis Sinu Elva. Ja praeguses olukorras on siis revisjonikomisjonis 2 liiget, ehk siis esimees ja liige on siis eelneva vallavalitsuse juhtivorganite siis esindajad. Tähendab, et revisjonikomisjon ei saa nüüd uurida 2025 ja eelnevat valitsusperioodi ja nende otsuseid, kuna nad ise on seotud isikud ja nad peaksid ehk siis taandama ennast. Kogu aeg. Kui on siis eelarvega seotud küsimused või siis eelneva valitsuse ajal tehtud otsused, peaksid 2 liiget taandama ja 1 liige ei saa ju otsust teha. Nii et seal tekib kindel vastuolu. Ja nüüd veel enam, kui on nüüd siis sama revisjonikomisjoni esimees, on ka veel rahanduskomisjoni aseesimees.
see kõlab ju see kõlab halvasti. See ei kõla hästi. See ei kõla hästi kuidagi, aga Eesti seadus, me elame Eestimaal ja eks loomulikult see teema tuleb päevakorda meil. Aga volikogu siis minu meelest selline naljaklipp oli see, kui endine vallavanem Priit Värv küsis Toomas Laatsiti käest, et kas uued uudised on kallutamata ja mis ta seal ütles uudisteportaalis, mida Toomas Laatsit sellest arvab, aga Toomas Laatsit ei osanud selle kohta midagi öelda, sest Toomas Laatsitil on ju oma meediaportaal Elav Elva või Elav Elu või mis tal Elva Elu, jaa, ei muidugi, see kukkus Priidul halvasti välja. Priit kogemata astus seal ämbrisse, jah. Aga tegelikult ei tea, võib-olla ta tahtiski teada, mida Isamaalt kandideerinud Toomas Laatsit siis arvab sellest uute uudiste lehest, sest uued uudised ju kuuluvad EKRE-le. No olgu see, kuidas see on, kuigi see oli ju päeva uudis ja päeva tähtsaim küsimus, nagu Priit seda ju volikogu lõpus ütles, aga noh, läks nii nagu läks, no see, eks tal endal oli ka häbi. Aga selles mõttes oli teil väga äge volikogu lõpp minu arust, et te saite minna seal naerdes välja minna, aga mis eile oli Elva EKRE osakonna? Eile oli meil aasta koosolek, iga aasta meil on siis juhatuse valimine ja liikmete hääletamine ja siis kokkuvõte siis tehtud töödest ja plaanid järgnevaks perioodiks. Tegime siis selle koosoleku eile ja meil on valitud uus juhatus, kõigile ka teadmiseks, siis meie see EKRE osakonna esinaine on siis nüüd Melissa Helen Lust. Ja ta on ka volikogus, majanduskomisjoni esinaine. Jah. Et väga asjalik noor tüdruk, kes ja väga ambitsioonikas. Ja see kindlasti veab seda kelku väga suure jõuga edasi, et aitas. Aga siinkohal selle hea uudisega võiks lõpetada või on sul veel midagi öelda? Hetkel vist mitte. Aga aitäh, et kuulasite vestlussaadet Värvikad vestlused ja järgmiste värvikate vestlusteni. Kõik ilust. Kõike head.